Tere, ilusat algavat nädalavahetust. Ma üritan siin häälestada energiatele. Aga mul ei tule mitte midagi vastu, siuke vaikus on. Tavaliselt ikka kuskilt nagu midagi saan aru, et mingi teema hakkab jooksma, praegu täielik. Vaikus, mitte midagi. Millest ma järeldan, et me ilmselt oleme ikka veel selles vahefaasis, millest ma ka esmaspäeval rääkisin. Mitte miski nagu ei toimu. Ei kuma vastu mitte midagi. Nagu hõikad, isegi kaja ei ole. Täpselt selline energia. Ma võtsin oma Lemuria kaardid välja, mõtlesin, et teeks midagi natukene kosmilisemat või teistsugust teile. Nemad räägivad minuga alati, aga ikka on praegu selline ae. Kas kedagi üldse kodus on kuskil? Väga selline. Aga see ei ole selline, mis tekitab halba tunnet, selline vaikus, vaid see ei ole nagu negatiivne. Ma võtan ikkagi need kaardid välja. See ei ole üldse negatiivne vaikus. See tekitab minust põnevust, mis siit tulema hakkab. Duaalsuse reeglite järgi, kui ühel pool on vaikus, mis teisel pool on. Midagi toimub väga palju. Ja see teine pool ei ole ennast veel paljastanud mingil põhjusel. Ühesõnaga vaatame, mida hakkavad kaardid rääkima. Kas me jätkame selle sama vaikuse teemaga või tuleb siit mingisugune teine sõnum ikkagi läbi kaartidega läbi. Ja meile näidatakse, midagi paljastatakse. Exposed. Huvitav sõna tuli praegu. Okei, vaatame nädalavahetuse sõnum kollektiivile. Muidugi meil on see retrokraadi aeg ka praegu. Eklipsis on. Et ka sellepärast on see vaikus praegu väga vali. Väga intensiivne. Aga mis on see praegune sõnum, mida meil oleks vaja teada? Obladi sakraaltsakra. Hüppas siin teistpidi. Sakraaltsakra on meie elujõu energia. Mina olen energia ja järgmine kohe on siin see She of the Lotus ehk mudast, kus on vesiroosi juured, eks ole, sügaval muda sees. See on täpselt see kaart. Ja sealt muda seest kasvab välja ilus õiekene, mis ma siia seina peale ka maalinud olen. Minu lootuse õiekene. Et vaat see on praegu olemegi seal muda sees oma juurtega. Et see õiekene saaks hakata paistma ja mida on vaja selle jaoks. Et need juured saaks minna sügavale ja et see õis saaks õitseda võimalikult kaunilt ja ilusalt. Ongi see meie endi elujõu energia, mida me ei anna mitte kuskile mujale, vaid hoiame ise endale. Ühendus, lahtilaskmine, loovus, kirg, tervislikud piirid, iseenda austamise, enda väärtustamine. Ja mida rohkem sa oled ühenduses iseendaga, oled austavas suhtes oma kehaga, seda paremini see elujõu energia sinu sees voolab. Ja see ei leki välja poole. Kuidas tekivad meil elujõu energialekked on see, kui me hakkame üle panustama. Kui me hakkame andma energiat sinna, kus seda ei ole küsitud. Kui me ei ole iseenda emotsioonidega tasakaalus ega ühenduses. Emotsioonid on kas üle pea kaela või neid ei ole üldse, eks ole. Meie elujõu energia lekib ka sealt, kui me oleme inimsuhetes, milles ei ole ühendust, hingetasandi ühendust, milles ei ole, ma pean siin silmas just seksuaalseid suhteid eriti, milles ei ole armastust või seda suutlikkust üksteist vastu võtta sellisena, nagu partner on või nagu sina oled, eks ole, või seal on väga suured lekked.
väga suured lekked, seksuaalenergia lekked on siis, kui meil ei ole tervislikke piire iseendaga. Me laseme endast üle sõita. Üks punkt muidugi on see, et tuleb eemalduda sellisest keskkonnast, kus sind ei austata. Teine punkt on see, et tuleb endale kehtestada need tervislikud piirid, sest ainult sellisest keskkonnast lahkumisest ei ole kasu, kui sa ei ole endale teadvustanud, miks sa oled üldse sellisesse keskkonda ja sellisesse kohta sattunud. Kui sa seda ei teadvusta, sa saad samasse kohta, lihtsalt näod on teistsugused. Ja hästi oluline kogu aeg on see eneseteadvustamine. Olen teadlik, miks ma olen siin, mis minuga toimub. Alati ei pea nii-öelda nagu tegutsema, aga ma olen teadlik, miks ma teen niimoodi. Ja miks ma valin midagi nii, nagu ma valin, või ühesõnaga see awareness on kogu aeg seal taga. Ja väärtustamine minu elujõuenergia, seda ei ole vaja mitte kellelgi teisel. Kõigil on oma enda elujõuenergia. Ja kui me räägime siin, mul tuleb kuidagi selline päästja mentaliteet praegu üles, selline teema nagu päästja mentaliteet. Hästi, seda on meil väga paljudes. Tõtata appi kohe, kui sa näed hädas olijat. See on justkui nagu inimloomusele ka loomulik, et muidugi me aitame üksteist, muidugi me oleme üksteise jaoks olemas, sellepärast et me oleme karjaloomad. Meis eksisteerib ikkagi see ühtsuse tunne, meis eksisteerib empaatia, eks ole, aga väga paljud on sellised, nad mitte ei tõtta appi ja aitama, vaid nad tõttavad üle võtma. Nagu seda koormat üle võtma ja jubedalt tahetakse koormat kergendada, seda justkui nagu poolenisti enda omaks teha. Aitamine ei tähenda seda, et sa võtad teise koorma enda õlule. Aitamine suures plaanis tähendab seda, et sa oled olemas ja annad sellele inimesele selle turvalise ruumi, et ta saaks oma koormaga ise tegeleda. Aga sa oled olemas ja sa jäta teda üksi, mitte sa ei võta tema koormat enda kanda, eks ole. Selline, ma loodan, et sa saad aru sellest vahest, et kui sa tõttad oma või tema koormat ise kandma, on elujõuenergia leke, tekib energiate segunemine, mis ei ole mitte kellelegi hea. Tekib juba see koht, et tekib karma ülevõtmine, milleks võtta teise karmat enda kanda. Kui sa siin elus selle eest ei maksa, sa maksad järgnevas või maksavad sinu järeltulijad põlved selle eest, et sina võtad kellegi teise karmat enda kanda. Tihti arvatakse seda, et kui ei minda appi, või tähendab, kuidas ma seda seletan, et appi mitte minemine on külmuse, kalkuse näitamine. Teinekord on see kõige armastusväärsem tegu, mida sa teha saad. Esiteks, inimene peab ise toime tulema oma koormaga, eks ole. Ei saa nii, et kogu aeg keegi võtab tema eest seda kanda. Ja see võib olla kõige armastusväärsem tegu sinu enda suhtes, et sa hoiad ära mingisuguse tohutu energialekke ja kaose. Selle tõttu, et sa paned enda piirid paika, sa paned eneseväärtuse paika, sa paned enesearmastuse paika ja saad aru, et seal on tema õu, siin on minu õu ja ma ei pea minema tema õue peale lehti riisuma, las ta riisub neid ise. Kui ta tahab, ma võin talle reha laenata ülekantud tähenduses, eks ole, aga ta peab need ise ära riisuma. Miskipärast see päästja mentaliteedi teema tahtis läbi tulla, ju on kellelgi vaja seda kuulda. Mul endal ka kohati olen olnud väga palju sellises kohas, aga ma ka õpin. Mina ka õpin seda elukest tundma ja kuidas ennast siin hoida ja kuidas hoida ka niimoodi, et teistel on ka hea olla ja ma ei suru enda abi peale, mis minu meelest on teinekord päris nõme, kui keegi tuleb suruma enda abi peale. See on teistpidi nõme. Ja teise kaardi märksõnu siin natukene vaatan ka. Ühesõnaga, see ütleb ka siin, et kaunis lootos, mis kasvab mudastes vetes.
ja igal mündil on 2 poolt, eks ole. Kui sa koged kukkumist, siis seal teisel pool on mingisugune õnnistus. Ma olen alati öelnud, et sinu varjude, sinu negatiivsuse, sinu triggerite, sinu kukkumiste taga on kullatükk. Seal on midagi üliväärtuslikku, seal on kingitus. Ja üsna tihti me ei jõuagi selle kingituseni, sest me ei julge minna selle triggeri, selle negatiivsuse, mis iganes selle sisse. Me jääme kuskile sinna serva peale, mõtleme, et oi, kui õudne. Aga selle serva peal kõõlumine ja mõtlemine oi, kui õudne on palju õudsam kui tegelikult sinna tuumani minemine, mida väga paljud ei adu ja endale ei tunnista, et sinna tuuma juurde minna ei ole üldse nii õudne. Selle kuristiku ääre peal kõõlumine on palju õudsam. Ja seal kuristiku põhjas on vabadus, seal on kingitus, seal on armastus, seal on see valgus, mida sa otsid. No praegu ongi, valguse otsimine ongi teemaks praegu. Tuleb selline sõnum läbi. Valguse otsimine. Sest praegu ongi hästi vaikne. Okei, ma näen jälle mingisugust visuaali, et praegu ongi kõik nii vaikne, sest kõik otsivad oma valgust. Ära mine teise valgust otsima, otsi enda valgust praegu. Kui sa oled oma valguse üles leidnud, siis sa saad sellega valgustada teisi. Siis sa saad aidata. Ja sa ei saa enne aidata, kui sa ei ole oma valgust üles leidnud seal selles mudases tiigi põhjas või järve põhjas, kus need meie vesiroosikesed kasvavad. No põhimõtteliselt ülekantud tähenduses täida enne enda karikas, kui sa kellegi teise karikat täitma lähed, on ju. Mida sa sellest tühjast karikast valad, mitte midagi, tühjust ainult, tühja sõnu, tühja lubadusi valad. Nõnda viisi ma võtan ühe sõnumikaardi siit merineitsidelt veel. Meile nädalavahetuseks kollektiivile. Ikka see playtime, mängulisus, ära võtta liiga tõsiselt. Ära võtta oma valguse otsimist liiga tõsiselt. Helpful person, keegi tahab sind aidata, abi on käega katsuda, abi on siin kuskil kohe olemas. Ma tunnetan seda energiat natukene. Kes on mind algusest peale jälginud, see vist juba mäletab, mida see kaart minu jaoks tähendab. See ei ole mitte ainult lihtsalt inimene, vaid see on keegi teiselt poolt. Vaatame, kes ta on, mis ta tahab. Tõmbame täpsemaid sõnumeid selle peale. Abivalmis inimene. Mis on tema sõnum? Ace of Wands, sauatäss on paki all. See on sama, mis elujõu energia. See elujõu energia, sakraali energia praegu on teemaks. Läbi selle, no meesterahvaga on tegu. Aga ka sauad energia, tuleenergia on teemaks. Sisemine, aga kuidagi suhted on ka teemaks. Mida see? Mida see meesterahvas siin räägib? See ei pruugi olla meesterahvas, see võib olla meesenergia, eks ole. On ka naisi, kes on meesenergias, on mehi, kes on naisenergias. Ja erineval ajahetkel domineerivad meis emba-kumb energia. Et alati ei ole, et kui ma siit loen, et tarokaart näitab, et on mees.
kuningas on ju või rüütel, siis see alati ei tähenda, et on tegemist meesterahvaga, see on inimene, kes eksisteerib praegu sellises energias. Aga ikkagi mul tuleb kuidagi see meesfiguur praegu läbi. Sellise kõik on hästi energiaga nagu, ära muretse, kõik on hästi. Mõõkade 5, mõõkade 3 ja mõõkade kuningas. See mõõkade kuningas nagu justkui nagu lahustab selle mõõkade 3 valu ära. Ei ole selline valu ei hoia mind kinni. Appikene küll. Ära muretse, valu ei hoia mind enam kinni, on see sõnum, mis siit tuleb. Ja siin on väga sellised toetavad, armastavad kaardid ka. Ja kui sa vaatad seda pilti, ta kuuleb, kui sa temaga räägid. Ta kuuleb seda. Ja kui me siin rääkisime, et abivalmis inimene, eks ole, mis abi sealt justkui nagu saaks tulla, siis siit tulebki see selline see toetav, armastav, pehme, pai tegev energia läbi tema poolt justkui, et ta nagu on olemas, ma alati toetan sind, vahet ei ole ka, mida sa valid, ma alati toetan sind, alati olen olemas. Ta vaatab nagu kõrgustesse pilvede poole, vaatab, kuidas linnud lendavad. Ja see energia, mis sealt tuleb, on nagu see, et muresid ei olegi olemas. Mured on need, mis ise välja mõtled ja uskuma jääd. Et nüüd ma näen, nüüd ma saan sellest aru. Ja ta tahab sulle ka seda edastada. Mulle tundub, et see sõnum on üsna spetsiifiline praegu. Igat ühte see ei puuduta. Ma ei taha isegi praegu sügavamale minna sellega, las see olla. Igatahes, kui sul on keegi lähedane, keda enam füüsilises kehas ei ole, siis meie lähedased, isegi kui me neid ei tunne, nende armastus jääb meid hoidma ikka. Ja see ongi see toetus, mida endale meelde tuletada, kui on raske. Vot nii, ühesõnaga, võtame siit kiire tarosõnumi veel, üldise sõnumi, ärme nii spetsiifiliseks lähe. Muidu mul hakkavad siin energiat pilla-palla minema. Üldine sõnum kollektiivile nädalavahetuseks. Ja see suuna otsimine on ikkagi teemaks. Aga ei taha veel selle suuna poole astuda, tahaks mingit kindlustunnet saada. Tahaks seda turvatunnet, tahaks kuidagi nagu jääda oma turvalistesse piiridesse, aga mul on tunne, et ei saa. No jah, surmakaart siia tuleb. Surmakaart tuleb transformatsiooni tooma. Selles mõttes, et kui sa otsid praegu suunda või vastust või mingisugust initsiatiivi liikumiseks, siis praegu ongi see aeg, kus me kõik otsime, me olemegi otsivas faasis, see vahefaas, eks ole, kus mitte miski ei ole selgunud, kus seda vana asja, vana mina, vana tööd, vana suhet, vana mustrit, mis iganes ei ole enam, aga uut ka ei ole ja siis ongi see vahefaas, on ju. Ja see ongi see kõige keerulisem,
meie mentaali tasandile, sest mentaali tasand tahab saada midagi, kust kinni hakata, kuhu haakida, mida mõtlema hakata, eks ole, mentaali tasand ei tea isegi, mida mõelda. Kohutav. Ja see on õppetund. Kui palju sa suudad oma südame häält tuua mentaali hääle kõrvale. Sest südame häälel on pohhui selles osas, et kas oleme praegu vahefaasis või mitte. Süda usaldab nagunii, me oleme õiges kohas. Vahet ei ole, mis faas see on. See on õige koht, kus me oleme peame, on ju. Mentaali tasand kaagutleb seal kogu aeg. Ei, me oleme valesti, midagi pahasti. Hakkame kartma, hakkame muretsema, siis on kõik õigesti. On ju. Hakkame midagi välja mõtlema. Ei pea alati välja mõtlema. Ma olen mitu korda oma hirmudele peale käratanud, et jääge vait. Tean, et te kordate. Kurat, jääge vait. Et selline nagu oma selle sisemise kriitikuga ja selle sisemise hirmuga rääkimine on ka täiesti teretulnud. Sest võib-olla sa laskud täiesti arukasse diskussiooni ja sa saad aru, miks sinu sees need hirmud sind salvavad praegu ja miks nad sind hoiavad tagasi ja miks nad ei luba sul praegusesse hetkesse lõdvestuda ja miks sa tunned, et sa pead elu eest rabelema ja selle suuna praegu leidma. Mis juhtub, kui sa ei leia? Mis juhtub? Ei sure ära, mitte keegi ei sure ära. Aga see on see transformatsiooni koht praegu, kus meis toimub transformatsioon, et näha seda õiget suunda, kuhu me peame minema. Praegu on võib-olla valikuid liiga palju, suundasid on liiga palju, mõtteid on liiga palju, müra on liiga palju. Aga see oma hääl on seal möökade taga peidus. See oma autoritaarsus, oma hääl, mida ma päriselt tahan, see on siin selles mentaalivangis ja siis sa pendeldad seal kahe otsuse või kahe tee vahel, on ju. Küll ta tuleb. Tulemata ei jää mitte midagi, lahenduseta ei jää mitte midagi. Ainuke asi, mis tekitab meile tunnet, et lahendust ei ole, sest me tahame lahendust kohe, sest lahenduseta olek on ebamugav. Kas lahenduseta olek on ebamugav või ebamugav on see, et sul ei ole lahenduseta olekus turvatunnet. Ja äkki sa peaksid endale lihtsalt turvatunde looma, mitte otsima lahendust. Sest lahenduse leidmine alati ei ole meie taga, aga meie taga on alati see, kuidas me ennast selles hetkes tunneme, kuidas me reageerime, kuidas me valime, eks ole. Ja praegu ongi see koht, kuidas sa valid ennast tunda, kuidas sa valid reageerida. Ja mida rohkem sa endale praegu seda lõõgastust ja turvatunnet lubad, seda rohkem see pinge selle energia ümber lõdveneb, sest kiiremini tuleb lahendus. Sinu suund ei kao kuskile ära, kui sa seda kohe ei vali. Kui see on sinu suund, siis see on sinu energiaväljas nii kaua, kuni sa sellest kinni haarad. See, mis on sinule mõeldud, ei jää ilma, sa ei jää sellest ilma. Aga praegu on see testi koht, et kui sa kiirustad, siis sa võid haarata kinni valest suunast. Lõdvestu, lõõgastu, hinga, tule siia praegu hetkesse ja see suund tuleb ise sinu juurde. Sa saad oma vastuse, sa saad oma lahenduse. Praegu on lihtsalt liiga palju segadust üleval või siis liiga palju vaikust või liiga palju teadmatust. Ühesõnaga nagu ebaselgust on väga palju. Võta see sauade 3 energia. Seisab ja vaatab. Ta vaatab, kas siin on, ta vaatab mere peale, ta vaatab, milline laev tuleb. Milline see laev on, mis sealt tuleb. Kas ma lähen selle laeva peal või ei lähe? Ja siis vastavalt sellele otsustab. Et ta ei lähe seda laeva taga ajama, sul ei ole mõtet laevale järgi ujuda, sa ei jõua nagunii. Kujutad see ette, sa hakkad kruiisilaevale järgi ujuma. No. Sorry, aga sa ei uju. Las ta tuleb ise sadamasse. Oota seal sadamas. Vali see laev endale välja, on ju. Vot. Nõnda viisi. Sellised sõnumid siia nädalavahetusse.
väga huvitav, väga huvitav. Ära unusta, et sul on toetus alati olemas, isegi see, kui ma rääkisin siin sellest turvatundest, on ju, et kaos on ja ei ole pointi otsida vastust selles kaoses. Rõhk on praegu selles, et leian enda keskme selles kaoses. Ja ära unusta, et see nähtamatu tiim, millest ma siin rääkisin, eks ole, see, ta on sinu ümber. Nad on sinu ümber olemas, nad on kogu aeg toetamas, nad on kogu aeg valmis, sa ei ole mitte kunagi üksi. Mitte kunagi. Sa ei käi vetsus ka üksinda, sul on, sul on spirituaalne tiim kogu aeg kaasas. Ja räägi nendega, palu toetust, palu selgust, palu suunda, palu seda turvatunnet, palu seda armastuse tunnet, millest sa praegu puudust tunned. Et tulla oma hetke olukorraga paremini toime, usu mind, nad saadavad sulle seda. Ja ole avatud sellele, kuidas nad sulle seda saadavad, ära mõtle välja kindlat viisi või ära pane sinna kindlat ootust, ole selles mõttes avatud. Hea küll, ma tõmban siin nüüd otsad kokku, soovin sulle rahulikku, tasakaalukat, ennast armastavat nädalavahetust, ole tubli ja tšau!